täna ma mängin jälle Minecrafti, jeey! Ja täna ma mängin ühte modpacki, mille nimi on Sky Factory. Ühesõnaga siin nagu sinu ülesanne on põhimõtteliselt nagu, et sa alustad sellise ühe puuga ja siin all on umbes üks mullaplokk või midagi. Ma olen veits selle kohta uurinud ja ma suht tean, mida siin annab teha. Et põhimõte on see, et sa alustad, eks ole, ainult selle ühe puuga, aga lõpuks on sul mingi suur nagu factory suur. Nii et jah. Et jah, selline tore modpack, kus saab siis igasugu asju teha. Ja siin on ka achievement book, et kui ma selle läbin, et siis põhimõtteliselt ilmselt nagu olen nagu ära teinud selle kõik. Nii. Kuna on nagu võib-olla mõned te teate, et mõndadel arvutitel on niimoodi, et kui sa vajutad hästi palju shifti, siis ta nagu toob ette mingi selle kirja, miks ma siia äkki panin, et toob ette kirja, et mingi see sticky key'd, ma ei tea, et umbes, et shiftiga, et kuna see käib mul närvidele, siis ma olen enda seda sneakimise nuppu muutnud, et jah, ärge mind süüdistada, kui ma vahepeal lihtsalt alla kukun. Sest jah, vahel ma pole lihtsalt arvanud. Põhiliselt tegin seda sellepärast, et siin on ka selline mood umbes, et puud kasvavad paremini siis, kui sa põhimõtteliselt work'id. Et jah, see on selline huvitav mood, jah. Et noh, siis ma nagu sellepärast ma muutsin, et muidu ta paneb mul kogu aeg mingit seda sticky key'de nuppu ette, seda kirja. Võib-olla mõned teate. Okei, sapling. Ja sapling sain. Nii, nüüd paneme selle saplingi kasvama. Siin on veel üks sapling, okei, väga hea. Vaatan, ma ikka õiget nuppu vajutaks, et ma alla ei kukuks. Ja teeme veidi platvormi suuremaks. Kui teil on küsimus, et miks ma nagu panen neid slääbe niimoodi, miks ma ei pane nii, nagu ma alguses panin. Ja see on sellepärast, et moobid saavad sündida ainult sellistel plokkidel ja sellistel slääbidel, et kui need on nagu sellest mullaplokist nagu allpoolsel osal, et siin nad minu meelest moobid spoonida ei saa. Nii et see on suht hea. Nii. Paneme tortsi ka siia. Ja nüüd võrkive. Jop. Okei. Nüüd jah, et öelge, kas te tahate seda seeriat veel näha, et mulle see üsna meeldib. Et jah, kui te tahate veel näha, siis öelge kommentaarides muidugi. Ja jah. Ja ma olen veid seda varem enne mängin, ma olen näinud, kuidas teised seda mängivad ja ma nagu suht tean, mis siin teha tuleb. Ma tean, umbes, ma ei teadki, mul on vein mainnud praegu. Ja, et ma tean umbes, et mida teha seni, kuni ma saan Cobble Generatori ja edasi ma väga ei tea, kuidas igasugust asju automaatseks teha. Või mina ei tea, mis kõik oli. Ma arvan, ma see osa proovin ära teha achievement bookist selle esimese lehe ja võib-olla ka midagi teised teha. Näiteks craft a sieve ja collect rainwater in no barrel. No see sõltub, kas raini tuleb muidugi. Okei, nii. Teen veel slääbe juurde, et ruumi oleks.
nii. Nüüd on juba veidi rohkem ruumi. Ja ma teen juba pärraliga valmis. Ma seletan ka veidi teile samal ajal, kui ma mängin, et mis kõik siin modpackis on ja mida ma teen parasjagu. Et siis põhimõtteliselt, eks ole, alustan siin, nagu ma juba ütlesin, ühe puu otsas, eks ole. Siis ma pidin teil saama vähemalt ühe saplingu, et ma saaks edasi enda tree farmi teha. Ja niimoodi ma teen, on ju. Aga nüüd on võib-olla küsimus, et aga tree farmi saab kiiremini teha, kui sul nagu rohkem treesid on või midagi. Ma väga ei tea täpselt, mis tree farm on. Et selleks on pärrelid. Et kui ma panen siia vaata saplinguid sisse, siis need lähevad siia sisse. Ja nagu ta ütleb siin 12,5% need siin kõige all selle õppärreli juures. Et see tähendab, kui palju materjali tal on ja kui tal on 100%, siis varsti ta teeb juurde mulda ja sinna peale ma saan ju panna veel rohkem saplinguid. Nii et põhimõtteliselt väga hea asi tree farmi suuremaks teha ja nii. Ja nagu siin oli ka Gymbookis, siia saab ka koguda vett. Et seda ma teen ka. Aga kõigepealt tree farmi. Et ma ei tea, äkki te väga ei viitsi vaadata, kuidas ma siin aina neid tree farmi teen, et no ma teen umbes seni, kuni ma saan teise tree ja siis ma skipin kuni, ma ei tea, mul on juba paar treed ja siis ma näitan teile lahedad asja, mida saab nende ussikestega teha. Oota, kas mul ikka veel vein? Jaa, on küll. Ma tunnustan ära, mul on veinmainer. Kuna ma rohkem mängin tavalist Minecraft Survivorit ja muidu sellistes serverites, et nagu, no ma mängin vahel moodidega, veinmaineriga siis. Ühesõnaga, ma pole jah väga harjunud sellega, et veinmainer on olemas. Okei, et siis jah, selline tore mood siin, modpack, kuidas iganes tahate kutsuda. Mina kutsun moodiks, aga võib ka kutsuda modpackiks, kui nüüd kutsun. Nii, ja nüüd näitab, näed, et composting 10%. Ja kui see on 100%, siis on see dirt. Ja siis pead lihtsalt right klikkima seda, et dirt lihtsalt hüppab väljalt. Nii, ma teen veid siin suuremaks ka. Enda ruumi tagant. Et kui ma lähen pärelist mööda, et siis kohe alla ei kukuks. Nii, ja ma teen veidi siia ka juurde ruumi. Siia tuleb uus puu, ma arvan. Nii. Kuskile siia. Nii. Siia jätame koha mulla jaoks. Ja siis teen veel veidi siit ruumi juurde, et kindlasti säplingud üle ära ei kukuks. Nii. Nüüd on teise puu koht valmis ja siin on dirt. Aga palun. Ja siin ongi dirt. Nüüd ma pean ootama, kuni see puu saab valmis ja ma saan uued säplingud ja siis ma saan lausa mõlemad. Muidu tavaliselt ma hoian ühe säplingu alati alles, kas uuele dirtile panna või siis selle puule oleks igaks juhuks, kui ma ei saa ühtegi säplingut, mis on üsna vähe võimalik. Et jah. Ma tegelikult nägin ühest videost, et saab ka, vaatamas ma vaatan, kas see on krukk. Ja ei ole või, ma ei tea. Vaatan, taas ma vaatan. Äkki see käis kuidagi niimoodi, et ma teen veel veits krukke juurde. Kas see ei olnud umbes niimoodi? Ei. Niimoodi? Ma ei tea. Ma võin järel vaadata ja vaadata, kas mul oli õigus või ma tegin seda kõike ilma asjata. Et näiteks, kas mul midagi puudu või mul pidi veel üks see, mis ma tahtsingi öelda. Krukk olema näiteks veel või.
ma vaatan järele. Action tegin sellepärast, et ma saan voodi veima hinda. Kuna hinda efekti tuuliga saab. Panen siia veel mingi 4 tükki. Ja tean, nüüd ma veidi skipin, kuni ma olen veidi kaugemale jõudnud. Ütleme umbes seni, kuni jah, ma panen need sisse. Okei, nii, olen tagasi. Mul just kasvas siin 4. puu siin. Ja nüüd ma näitan teile, mida teevad need imelikult vingerdavad ussid. Et need saaks panna puu sisse. Ja nüüd ta näitab need siin samas kohas, kus pärel näiteks composting. Siin näitab investing. Nüüd on 10%. Et seda peab suht ootama. Ja siis lehed muutuvad valgeks ja pärast näete, mis valgetest lehtedest saab. Ja ma panen võimalikult palju neid siia sisse, et võimalikult kiiresti valmis saaks. Aga mul on suht suur puu, ma ei teadnudki. No. Okei, nii, nüüd vist töötab. Ma ei tea. Paneme siia. Ma panen igal poole, kus võimalik neid väikseid vingerdavaid ussikesi. See on veel üks tört valmis. Paneme siia igale poole. No, miks nad sinna kõrgele ei lähe? Normaalselt. Nii. Okei, ma arvan, see on piisavalt. Ja ma olen tagasi hetke pärast, kui need kõik valged on. Okei, nii et nüüd ma olen tagasi ja nagu te näete, need lehed on täiesti valgeks muutunud. Ja mul siin vihma ka parasjagu sajab, nii et ma olen saanud siin vett ja ma ka tegin sellise achievement table'i. Ma näitan, kuidas teha. See ma otsin tegevus. Näete selline, et peab panema enda achievement booki ja siis 6 tundi. Nii, et nüüd ma siis näitan teile. Siin ma ei saanud, oota. Nii, näete, stringi saab. Ja sellest saab teha järgmise asja. Nagu te episoodi alguses nägite, üks achievement oli, et teha sieve ja selle jaoks on vaja stringi. Nii et see tuleb väga kasuks siin mul. Mis hääl see on? Mul ei ole õrnaimu. Ja ma siis proovin saada selle kõik sealt, need lehed sealt ülevalt ka kätte ja siis ja, ma olen kohe tagasi. Ja okei, ma sain kõik stringi sealt ülevalt kätte. Nii, ja nüüd lähme crafting table'i juurde. Ja ma näitan teile, kuidas teha siivi. Ops. Nii. Oak sieve. Et siin on vaja 4 planki, 2 stikki ja siin on vaja 2 silk meshi, mis on põhimõtteliselt nagu tahaks teha mingit iron blokki või gold blokki või midagi, lihtsalt, et paned ainult stringi. Et siis nagu niimoodi. Aga ma teen neid 2 tükki, kuna ma tahan teha siivi. Ma teen niimoodi. Siis teen stikid ka. Oi, panin 2 tükki. Nii, ja siiv. Ja nüüd on mul olemas siiv. Ja siin ma saan näiteks siivitseda törti. Niimoodi siis läheb läbi. Nii, ja nüüd ma sain sellest stone'i. Ja nüüd, kui ma panen 4 stone'i, siis ma saan cobblestone'i. Ja nüüd on mul esimene cobblestone. Aga siin ma lõpetan vist ka selle episoodi. Ma märgin veel ära igasugust achievementid. Nii, esimesena ma tegin kruki, siis
ma tegin torti pärralis, siis ma kastasin ussikest lehtede peal, siis ma sain seda nööri, siis ma tegin siivi, siis ma kogusin seda vihmavett ja ma tegin cobblestone'i. Need on kõik achievementid, mis mul täna tehtud said. Ja näeme järgmises episoodis. Head aega!